10 aastat Ruutu 10 seltsis. Saadet juhib Rauno Meronen. Episood 4. 7. september 2016. Tallinnas algab majatiim Komejant proovid. See kestab septembrist maikuuni. Sellest õppegrupist valisime välja 4 õpilast, kellest pidid saama. Ma ei teagi, mis neist pidi tulema. Me nimetasime neid praktikantideks. Püüdsime neile delegeerida administratiivülesandeid ja muul määral neid nagu kaasata Ruutu 10 tegemisse. Nende roll oli pikalt segane, eriti kui tuli juurde järgmine lend õpilasi. Nad polnud täieõiguslikud Ruutu 10 liikmed, nad olid õpilased, aga nad panustasid rohkem kui lihtsalt õpilased. See oli üks segane aeg neile ja meile. Tänaseks on neist saanud Ruutu 10 põhiimproviseerijad. See tähendab, et nad käivad Ruutu 10 esindamas erapidudel ning esinevad pealaval. Meil on stuudios Märt Samma. Tervist. Meil on stuudios Kristjan Vatter. Tere. Meil on stuudios hetkel võib-olla siis pausil viibiv improviseerija Enel Murakas. Hallo. Ning Enel Murakaga on kaasas selline üks beebi, kelle nimi on Mattias Meronen. Ta on minu laps ka. Jah. Aga tere tulemast siis siia saatesse ja tõepoolest me oleme jõudnud oma siis ajalõiguga sellesse kohta, kus teie ühinesite Ruutu 10-ga. Et teile kontekstiks ma olen rääkinud juba asutajaliikmetega, ma olen rääkinud, kuidas Tartus enne teid asjad toimusid ja nüüd on siis see koht, kus me oleme Tallinnas ning Kristjan, Märt ja Enel ühinevad siis Ruutu 10 tegemistega, et ma arvan, et võib-olla alustame, no nüüd hakkas Mattias mängima kõva häälega, aga alustame äkki Kristjanist, et Kristjan, alustame sinust, et kuidas see Ruutu 10-sse nagu juurde tulemine või saabumine nagu sinu jaoks välja nägi? Kui sa rääkisid seda algust, siis esimene asi, mis mul praktikantidega seoses meenus, oli see, kui Rauno kutsus mind stuudiosse üks päev, et ma tuleks teeks siis oma praktikanti ülesandeid ja siis ta ütles, et tal pole praegu mulle midagi anda, et äkki ma pesen põrandat. Võin põrandad ära, et siis ma mõtlesin, et nagu huvitav, et mis ma selle tööga Ruutu 10 kohta õpin. Aga jah, igatahes see oli veel aeg, kui Ruutu 10 kontor oli Ruutu 10 stuudios sees siin taganurgas ja ma tulin hommikul kohale ja siis ja vaatasin Raunot, kui ta tegi läpakas mingeid asju, täitis mingeid faile. Ja minu jaoks sellel ajal teadmatut Trellot ilmselt täitis ja vastas Gmailidele. Aga siis kui ma sain aru, et ma viin põrandaid, siis see praktikandi osakaal nagu langes ära vaikselt, et tulid uued asjad, aga struktuur muutus igal juhul nagu selgemaks hilisematel aastatel, et oligi tükk aega see segane, et mis siis meie roll on või kuidas me nagu sisse sobitame siia. Ma küsin kiirelt selle põranda pesemise kohta, sest et jah, ma mõtlen, see tuleb praktikale ja pese põrandaid oli selline nagu lollisti sõnastatud. Aga tegelikult meil oli abi vajavata nagu ruumi koristamisega, lihtsalt nagu neid tegemusi oli hästi palju ja tegelikult me oleks võinud seda vormistada nii, nagu see on, et kas sa saad tulla kolmapäeval kell 2 päeval, on sul vaba, sul on vaba, kas sa saad tulla lihtsalt nagu ma ei jõua koristada, tule aita koristada, et see oleks on nagu palju läbinähtav ja nagu konkreetsem, mitte see, et tule praktikale ja siin on mopp. Ja, sest siis mu ootused oleks olnud ilmselt ka teised, et ma nagu saan aru, et ma tulen Ruutu 10 appi koristama. Muidu, kui ma tulen praktikale, siis jah, praktika käigus ma ilmselt, mu ootused olid see, et ma õpin Ruutu 10 funktsioneerimise kohta midagi. Aga see tuli alles hiljem. Okei, aga Märt, räägi oma selline, kui Kristjan rääkis oma mälestuse sellest praktikantuurist, aga Märt, sinu selline intro Ruutu 10-sse.
mõtlen siis, ma võtan täiesti alguse kogu see kandideerimine ja see osa võib-olla, mis minu jaoks oli päris huvitav ja palun, räägi. Kui jätame selle segaduse ära, siis see koht tundus siuke hästi põnev ja lahe, kui oli see majatiimi värbamine. Enne seda muidugi me olime siis aasta aega õpilased komejant ja pärast seda siis oli see 4 inimest võeti siis edasi, mis tuli, iga üks pidi kirjutama motivatsioonikirja, pidi kandideerima ja pidi kirjutama 3 inimest, kellega sa tahaksid, et oleks sinuga koos edasi Ruutu 10 majatiimis. Põhiliselt minu arust, minu teadmiste järgi need 3 inimest, iga üks meie seast kirjutas need samad 3 inimest, et meil oli üsna sarnane valim ka, mis oli vahva. Ja kogu see protsess, et see pinevus, et kas ma nüüd ikkagi saan siia majatiimi ja kas ma jõuan kuskil edasi, et see oli siukene, minu jaoks mälestustes siukene väga kihvt ja põnev aeg. Ja siis, kui tuli kõne, kus Toivo ja Rauno valjuhääldil üksteisega helistasid, et mitte üksteisega, mulle helistasid. Ja me tegime niimoodi, et panime selle telefoni laua peale, me helistasime Märdile ja siis me panime selle spiikri peale, et me saame nagu mõlemad osaleda selles vestluses. Ja siis oli siukene nagu natukene nagu lavaka katsete tunne, et ma sain lavakasse sisse, ainult Ruutu 10 oli lavaka asemel minu jaoks. Et minu jaoks oli see osa oli väga vahva, siuke väike pingutus tuli teha eelnevalt. Et see oli kõige vahvam osa. Mul tekkis vahepeal küsimus Raunole, et kas need 4 liiget, kas te otsustasite aasta algul, et 4 liiget saab edasi või mis hetkel te otsustasite number 4? Sest alguses meid oli 12. Ja ma jätan see küsimuse õhku, ma tahaks lasta Enelil ka oma intro lugu ära rääkida ja siis ma vastan, sest siis mul on aega mõelda, mis see oli. Nõndaks, Enel Murakas. Hallo. No halloo, tere tulemast, olete otse eetris. Ma olen ikka veel seal mikrofoni testperioodis. Minu intro lugu, ma lähen sammuke nüüd tagasi Märdist isegi tegelikult, et rääkides siis, kuidas me üldse komejanti saime. Et komejanti tuli ka katset teha ja see oli nagu tudengiti, aga kui majatiimi saamiseks, siis Rauno ja Toivo veendusid meie kirjaoskuses, et me oskaks motivatsioonikirja kirjutada, siis komejanti saamiseks siis nad veendusid meie improviseerijate oskustes, et siis olime siin stuudios, tegime igasuguseid trikke ja siis nagu žürii hindas meid, et siuke natuke nagu missi valimised. Et sellega nagu sai komejanti tiimi. Ja mul tuli nüüd meelde see, et veel majatiimi riitusel Rauno veel rääkis, et ma peaaegu ei saanudki komejanti sisse, et siis oli natuke kurb tunne. Aga lõpuks ikkagi sain, ma ei tea, mis seal nüüd enam ei mäleta, miks ei saanud, aga sinna ma ikkagi sain. Ja majatiimi riitusel see välja tuli nagu meie kõigi saladused. Riitusel ikka öeldakse kõik saladused ära, et meeskond paremini funktsioneeriks. Ja selle motivatsioonikirjaga ma mäletan ka, mulle helistati ka valjuhääldi peal. Ma olin veel tööl ja siis ma üritasin olla hullult rahulik pärast seda, kui ma selle kõne kätte sain, et ma sain majatiimi sisse, siis ma läksin trepist üles, ma olin siuke hästi reserveeritud kantor too aeg. Ja siis ise olin süda põksus nii kiiresti, sees, et nii lahe. Ja siis keegi tuleb mingi, et kas sul nagu see leping on kuskil või? Ma nagu, jaa, on küll. Et ma mäletan, kui õnnelik ma olin terve see päev, et see oli nagu kihvt. See oli siuke algus. Ja väga vahva oli see riitus ka. Riitus oli väga lahe. Enel, ma natuke suunan su mikrofoni. Räägi natuke lähemale. Siis sul endast hiljem mõnusam kuulata. Teeme nii. Oi, wow, see oli hea. That was nice. ASMR, who knows what I mean. No nii, aga tegelikult küsimus oli see, et miks me valisime nagu 4? Miks me ei valinud rohkem, miks me ei valinud vähem? Ütleme niimoodi, et me ei valinud rohkem kui 4, sellepärast, et rohkem kui 4 tundus hoomamatult palju, et me ei jaksa hallata nii palju ja vähem tundus nagu lihtsalt liiga vähem. On see, kuidas ma praegu arvan, et me mõtlesime tollal. Ma nüüd ei mäleta, tollel ajal vist ei mäletagi, kuidas meil oli selle
Tallinna improviseerijate olukorraga, kas me olime Toivoga kahekesti juba või veel mitte, et ma seda ei mäleta. ja olite küll. Oli, et siis oligi, et tegelikult me vist võtsime, võib-olla võtsimegi 4 sellepärast, et mõtlesime, siis võtame endale 4 juurde, kokku oleks meid 6, et siuke mõistlik arv. Et see oli see. Et jah, ja miks, ma mäletan ka, miks ma ütlesin Enelile, et ta peaaegu ei saanud Komejandi maja tiimi sisse, oli see, et ma tollal vaatasin väga pingsalt nagu seda, et nagu proovisin tunnetada seda, et kui pühendunud see inimene nagu on. Tänapäeval meil on need mooduli need asjad, eks ole, siis inimene maksab osalustasu ja käib selle kursuse läbi ja tegelikult ta on muutunud rohkem selliseks nagu teenuseks või selliseks mingi paketiks, aga vanasti ta polnud selline, vanasti ta oli väga nagu rohkem personaalne või mitte personaalne, aga rohkem selline, et sa panustad väga palju selle inimese peale, kelle sa võtad selle aastapikkusele õppele. Ja ma mäletan, et kuna Enel käis pikalt improtundides, kui me olime veel ühes teises asukohas, seal Tullika põigus ja siis ta mingiks perioodiks kadus ära ja siis ta tuli katseteks tagasi, siis ma arvasin, et ta on selline tüdruk, kes teeb midagi ja siis ta läheb minema ja siis ta tuleb, nagu tuleb tagasi, aga nüüd olles hiljem saanud temaga paremini tuttavaks, siis ma sain teada, miks ta ära käis ja ta on üsna pühendunud selles mõttes, et see, jah, aga see oli vist see vastus, andis ära. Ma ei tea, Märt, räägi sina natuke sellest pühariitusest, mida teie läbi elasite, mida mitte keegi teine, nagu ükski järgmine generatsioon pole saanud kogeda. Ma saanud kogeda mingi teistsugused riitused ja vandeandmisi, aga teil oli üsna eriline, minule see meeldis näiteks. Minule ka meeldis. Kõik siis algas kokkulepitud kellaajast ja kuupäevast Vabaduse väljakul. Edasised teadmised meil üsna puudusid, välja arvatud see, et varuge enda õhtu, terve õhtu ja natukene õhtust veel järgmise päeva hommikud ka. Ja võib-olla järgmisest päevast ka, kui läheb liiga. Aga see oli ainuke, mis meil teada oli. Siis Vabaduse väljakul me läksime ma mõtlen nüüd, mis järjekorras on, te võite nüüd mind parandada, kui ma mäletan valesti, et mis järjekorras see oli, kas me läksime kohe vannet andma esimesena siis risti ette, mis oli siis tõenäoliselt improviseeritud koha peal, mida me pidime kordama, kuidas me tõotame Ruutu 10 enda, ma ei tea, igapäeva elu või mis iganes. Kui keegi mäletab seda sisu, siis võib ka lisada. Minu arust seal isegi pidi oma vere andma. Pidi vere andma, jah. Me kõik lõikasime kaelast väikse siukse sälgu ja... Siiamaani ja Ruutu 10 on mu veri alles raudselt. Ja me hoiame neid ülisalajastes Illuminaati nendes keldrites, jah, sest see vere, Mattias tahab ka mikriga mängida, et see vere andmine, nagu siuke jutumärkides fake mingi salaorganisatsiooni vaata, jäljendamine, mida me tegelikult siiamaani teeme, kui me räägime, mis me viimastel suvepäevadel tegime või et alati on mingisugune selline värk. Ja see veri vist on selleks ka, et kui kunagi kloonimine edukaks muutub, siis me saame duubeldada neid improviseerijaid, et siis on hea omada. Siis me andsime vande sealt edasi, kui me olime vanded antud, põlvitasime mis kõik muud, siis läksime Vabaduse väljaku nüüd sinna alla ja mängisime siis jänku-jänkut ja tegime siis esimese Eesti rekordi kõige pikemalt mängitud jänku-jänkut Vabaduse väljakul kell 00:00 äkki või. Väga spetsiifiline rekord muidugi. Ma ei tea, kui kaua me seda tegime. See oli ülivähe, see oli mingi 13 sekundit või midagi siukest, aga see endiselt siiamaani püsib see rekord. Ja Vabadusväljakul kindlasti. Ja see oli tegelikult pärast ka, siis kui meil oli juba rõõmsam tuju. See oli veel pärast siis Olde Hansat. See oli pärast Olde Hansat, jah. Ja ma mäletan, et kui me seda tegime, siis kui me hakkasime pihta, siis vist Erki Muuga ja Olavi Sõna lihtsalt nagu kõnnisid mööda ja nad nagu lihtsalt olid ka seal ja tegid seda kaasa, et see oli siuke tore lisaüllatus. Jah. Tahab keegi lisada selle õhtu kohta veel mingid mälestusi? Ei, minu arust oli väga lahe, oli see Olde Hansa õhtusöök, kus me käisime. Ja et see oli vist, ma ei mäletagi, mis me sõime, aga midagi väga hea. Me teame seda, et kuna Enel ei saa süüa gluteeni ja laktoosiga toite, siis Enel sõi kurki sisuliselt. Jumala hea oli. Ja, et teised said juua seda Olde Hansa õlut ja saia süüa ja kõike.
Ma mäletan et kuna Rauno kas veel töötas seal või oli just ära tulnud sealt, siis ta reklaamis meile seda Olde Hansat kõvasti. Aga see oli väga huvitav kogemus. Ma ei ole rohkem käinud seal ja ennem ka ei olnud käinud seal, aga väga lahe oli see ükskord. Ja vaata selline see, jällegi vaata, ta on selline keskaja koht, et ta on sellisele nagu salaühiskonna või salasekti vaata mingile kuvandile mõnusalt nagu juurde. Jah, aga see on nüüd see, aga ikkagi aga kirjeldage mulle seda, milline oli teie pilgu läbi Eesti improteatri maastik? Et ma ei tea, Kenel saab kirjeldada, kuidas tema seda mäletab, seda nagu, milline see oli? See aasta oli siis 2016-2017. Milline ta oli? Mina mäletan, et siis, kui meie nagu tulime, siis mul suured teadmised väljaspool Ruutu 10 nagu puudusid. Et mida üldse tehakse veel. Et teadmised nii-öelda Eesti improteatrist ja impeeriumist alles hakkasid tekkima siin nii-öelda õpingute käigus. Et minu jaoks nagu Eesti nii-öelda impromaastik oli see, kus mina olin. Ja mulle nagu tundus, et mulle tundus, selles hetkes mulle tundus, et me lähme siit ülesmäge. Et nüüd nagu Ruutu 10 nagu minu silmis nagu, ma olin käinud kõikidel nendel etendustel, ma mäletan, mis te veel tegite Von Krahlis originaalsete Ruutu 10 liikmetega, esialgse 10-ga. Aga mingil hetkel nagu kadusid need ära ja siis ma tundsin nagu, et nüüd, siis kui meie tulime juurde, siis oli nagu, et nüüd me lähme jälle üles, et nüüd me nagu kasvame. Et kui ennem oli nagu, oli 10 liiget ja nüüd on meid kokku 14, eks ole. Et mis sest, et kõik nagu ei ole nii-öelda aktiivsed korraga. Aga mulle tundus et me lähme ülesse ja teiste tegemistest ja improteatrist veel ei olnud mulle suurt aimu. Ja ma nagu, ütlen ausalt, ma ei olnud nagu huvitatud ka, et ma tundsin, et ma olen õiges kohas, et ma ei pea nagu laiendama ennast kuskil, otsima mujalt vaata veel kursusi või mingit, et ma sain nagu siin selles programmis, kus ma olin, milline see programm too hetk oli, sain kõik kätte, mis ma nagu vajasin. Okei, nice. Midagi teie poolt? Minul enne Ruutu 10, kui ma Ruutu 10 avatud improtundidega siis hakkasin, kõige esimesena ma tulin siis avatud improtundidesse, sealt siis kõik muu edasi. Siis enne seda mul polnud üldse aimugi, et Eestis improvisatsiooniteater eksisteerib, kui siis ainult see telesaade Vilde tee ja jumal tänatud, et sa siin oled ja sellised saated olid olemas, aga selle kontseptsioon mul jäi ka natukene selliseks küsimärgiga, et mis seal täpselt need oli ja kui palju ja kuidas. Siis kui ma juba käisin Ruutu 10 avatud improtundides, siis ma hakkasin ka vaatama YouTube'ist otsisin üles Ruutu 10, siis ma hästi palju YouTube'is videosi just Ruutu 10 impro kohta, kui ma improt hakkasin guugeldama, mida oli hästi tore vaadata ja siis ma hästi põgusalt leidsin veel üles ja Eesti improteatri, ma ei mäleta, kas impeeriumi ka mingid, minu meelest impeeriumi ma leidsin hiljem ja ma käisin isegi ühes ka töötoas, aga kuidagi, kuna Ruutu 10 ma tundsin, et ma sain päris palju asju teha juba mingist hetkest, et siis mul tundsin, et mul ei olnud nagu lisa vaja, et sedasi käia töötubades. Sellised olid minu mälestused. Okei, ja Kristjan? Mina ka ei olnud vist kursis. Mina üldse otsisin kohta, kus Eestis improt teha, sest ma kohtasin improga välismaal ja siis tahtsin tulla Eestisse ja teha edasi seda. Ja ma leidsin Facebookist ka Ruutu 10 ülesse. Või õigemini, mu sõber leidis ja siis ta nagu soovitas mulle seda, et minu jaoks Eesti impromaastik oligi nagu Ruutu 10. Ja ma nagu, vähemalt mina ei mäleta või et ma oleks näinud mingeid kuulutusi teiste improteatrite avalike esinemiste kohta. Ja ma käisin ka Ruutu 10 avalike esinemisi vaatamas. See oli tore ja ma üritasin Ruutu 10-st kõik oma improvajadused kätte saada, mis
mis oli üsna edukas tänu, tollel ajal ma mäletan, et võimalusi eriti ei olnud, et kui ma tegin majatiimis kaasa ja tahtsin teist korda veel teha, siis ma sain tulla avatud improtundi, et see oli ainuke võimalus. Ja võimalus oli vähe. Teie 3 kohta ma mäletan seda, et me Toivaga lootsime, et te kandideerite. Et kui nagu Kristjan ütles, et sa said käia siis nagu selles majatiimi proovis. See majatiimi värk on üldse omaette asi, ma kiirelt selgitan ära kuulajatele, mis asi see majatiim on. Et kui me käisime, mina, Ruutugümne asutajaliikmed on käinud nagu Chicagos õppimas tol ajal, siis seal oli siuke süsteem nagu house team, et kogenud õpilased moodustavad grupid ja nad on siis selles konkreetses teatrimajas, neil on oma nagu siuke esinemisaeg ja nad on nagu house team ja mõtlesime, et teeme ka majatiimi ja siis teist sai kohe meie majatiim, et olete meie õpilased, kes meie majas esinevad. Ainuke probleem oli selles, et meil polnud maja ja teine probleem oli selles, et kogu see kontseptsioon mingist house tiimist oli nagu lihtsalt otse tõlgitud eesti keelde või nagu see, kui USA-s või Chicagos see house tiimi süsteem oli nagu aja jooksul välja kujunenud, siis meie lihtsalt võtsime selle ja sellel puudus igasugune nagu rakendatavus ja seetõttu meil on olnud majatiimid, meil on olnud tudengitiimid ja et nende nimedega on palju segadusi olnud, et kas majatiimis on õpilane, kas tudengitiimis on õpilane, kas õpilane on õpilane või nagu hästi segane oli see asi. Et aga ma mäletan, et oligi, et näiteks teie 3 te käisite siis siis komejandi majatiimi proovis, aga te käisite ka avatud improtunnis. Et teil oli automaatselt nagu iga nädal üks ekstra impro tegemine. Ja ma mäletan seda mõtet, või ma mäletan seda, et kuskil märtsikuus ma hakkasin märkama, et need, kes on käinud avatud improtundides, et nende nagu see osavus improstseenides on parem. Lihtsalt, et te olete teinud juba selleks hetkeks olete teinud 2 korda rohkem kui mõni teine. Ja see paistis nii tugevalt silma, et see oli selline, küll ei olnud palju võimalusi improt teha, oligi see avatud improtund ja siis see proov, aga see piiratud võimaluste raames, kes kasutas neid kõiki võimalusi ja kes ei kasutanud kõiki võimalusi, see erinevus hakkas hästi tugevalt silma. Ja ma mäletan veel, et ma mingi hetk rääkisin Raunoga, sest et mulle hakkas impro järjest enam meeldima ja siis ma ütlesin Raunole mingi sellise lause, et praegu mul on see avatud improtund kestis 2 tundi ja majatiimi proov kestis ka 2 tundi ja siis see on kokku 4 tundi, et praegu mul on 4 tundi improt nädalas, et ma kujutan ette, et järgmisel aastal või kunagi hiljem mul võiks olla 10 tundi improt nädalas. Ja siis ei läinudki palju mööda. Järgmine aasta küll ei olnud, aga mõni aasta hiljem oli juba improt ka 10 tundi nädalas lausa. Jah, et ma tean, et mingi aeg oli Enel oli, kes oli iga õhtu oli improstuudios. Et ükskord kõndisime ära. Tuli see kuldne 7 vist oli, üks hetk hakkasid püüdma juba seda, kui tuli, et ma 5 õhtut järjest siin improstuudios olnud, et kas homme üle homme oleme ka või? Ikka oli, jah. Tegemist oli väga palju. Jah. Ja Märt, sul on ka tegelikult ikka olnud neid bingo nädalaid. Jaa, ikka tuleb, jah. Ka eelmine aasta, üle-eelmine aasta, et aeg-ajalt on ikkagi kogutud sellist, et ei oska öelda ühelegi projektile ei ka, et tahaks kõiges kaasa lüüa ja kõik siuksed asjad tunduvad niivõrd huvitavad või mingisuguse õppeväljendiga minu jaoks, siis on kuidagi, kui kuskil küsitakse, kas sa tahaksid ka selles kaasa lüüa, siis ilma mõtlemata on esimese asjana nüüd ma juba vaikselt rohkem mõtlen, et kui palju ma suudan enda aega ka mujale siis panustada, sest nüüd mul on tüdruksõber ka, kes tahab millegi pärast aega. Aga samas on huvitav, et ta tahab ka improt teha. Ja tema tahab ka improt teha, nii et ma pean teda juhendama ka, eks ole. Ei päris nii hull ei ole. Aga jah, et nüüd ma juba vaikselt rohkem mõtlen, et ennem oli, kui oli kuskile mujale ei pidanud aega ka suunama, siis kõigele saigi ja öelda. Ja, seda absoluutselt. Tollest ajast, mäletate, olid ka siuksed sündmused nagu Too oma meeskond, mis on siis
tänase õppelava ja sellele eelneva vabalava selline eelnev sündmus, kus see vist isegi on enne komedi olev sündmus. See oli minu arust ka enne isegi. Enne komedianti. Sest meie komediandiga ei käinud Tomil, me tegime ju oma show'd. Jaa, oli küll. Et Tom nagu vajus ära mingil hetkel ja siis, kui komediant tuli, siis me tegime oma show. Jaa. Aga need olid küll jah, siis kui mina hakkasin üldse improt tegema või huvi tundma, siis ikka mõnedel etendustel ma käisin, jah. Jah, see oli vist 2015 või midagi sellist hakkasid need etendused, võib-olla ennem ka, aga ma mäletan, et mingi hetk kutsuti mind ka ühe pundiga, et paneme pundi kokku ja lähme sinna Tomile siis esinema. Ja selle pundi nimi oli? Kamamäär. Ja see nimi koosnes? See koosnes inimeste nimedest, Kaupo, Marten, Reimo, Märt. Vist nimetasin kõik õigesti. Oli, tõepoolest. Ma mäletan, samal ajal, kui oma Kamamääret tegite, me Toivoga alustasime seda räpi asja või nagu, et kahekesi räppi teha. Ja mäletan, et mingil sündmusel, panime biidi mängima, siis Toivoga paneme freestyle'i, vaata korda mööda mingi teeme ja oleme, et publik on täiesti nagu vait, keegi ei reageeri üldse. Ja oleme, et kas see tõesti on nagu nii halb või mis värk sellega on. Ja siis mäletan Mirja, üks meie improviseerija ütles, et ei, nagu te räpite nii kiiresti, et seal pole aega naerda, sest et sa tahad kuulda, mida te ütlete, mida öeldakse. Siis me olime, milline õppetund. Anna ruumi inimestel naerda, kui sa teed komöödiat. Panin kirja. Jep. Sellega tuli meelde see, et kuidas meie neljakesi olime nii-öelda need katsejäänesed igale Rauno ja Toivo nii-öelda ideele, mis neil pähe tuli, siis võeti jälle meid kokku, nüüd hakkame tegema seda. Ja täpselt samamoodi oli ka meil need räpitunnid, eks ole, mis algselt ei olnud üldse nagu välja reklaamitudki. Meil oli lihtsalt, me teeme pika formaati Heraldi stiilis, eks ole, oleme Maja tiim, esineme teoteatris ja siis äkitselt tuleb räppi juurde ja siis tuleb igasuguseid muid asju juurde. Et see räppi üle mul on väga hea meel, aga et vahva oli olla siukene katsejäänes välja nuputamaks, et mis siis nüüd Ruutu 10 järgnevaks tahab teha või välja reklaamida. Jah, samal ajal kui Enel jagas oma mälestusi, siis tal Mattias tema süles oli, et ei, mina tahan mikrofoni enda kätte saada, aga Mattias ei oska veel rääkida, ta oskab öelda tete või täte, aga see on kõik, mis ta oskab öelda. Mina sain ka korra esineda Kamamäärdega, siis me enam ei olnud Kamamäärad, siis me olime juba midagi muud. Rekkamakk ja see oli ainuke kord, kus ma esinesin Tomil ja vist kõige viimane kord, kui Tom toimus. Väga selline pidulik sündmus, jah. Kas pärast seda, kui sa olid ära esinenud, oli nagu Ruutu 10 ärme enam seda esinduse formaati töö? Seda enam ei saa lavale tuua. Kristjan tuli ja rikkus ära selle. Keegi ei julgenud Kristjanile öelda, et me ei taha teda sinna, siis me jätsime kogu sündmus ära. Ja, või siis te lihtsalt ei teavitanud mind enam, et see toimub ja kõik teesklesid, et see sai otsa. Mis puudutab Tommi, ehk Too oma meeskond, sündmuse nimi on Too oma meeskond. Ja ka see on otse toodud sellest Chicago teatrist, seal oli, kui muidu on siuke lühend nagu bring your own booze, pidudele Too oma alkohol, siis seal oli siuke sündmus nagu bring your own team. Ja siis oligi siuke nagu vaba lava või õppelava, kus kõik said oma grupiga tulla esinema. Siis me olime, hea süsteem. Loomulikult jällegi me võtsime sealt selle üle, aga mis meil puudu oli lai kogukond improviseerijad, kus oleksid need meeskonnad. Neid meeskondi tegelikult polnud, et oligi Kamamäärel üks ja siis tegelikult tol ajal vist isegi, tol ajal minust juba tegutses ka kogu moos. Ja oli, siis oli veel Tartust, oli vist Koosen ja. Aga Kamamäärel oli lihtsalt avatud improtunni, ma ei tea, kas öelda õpilased või käijad, panid enda pead kokku ja kuule, teeme neid samu mänge nüüd seal ka. Et ei olnud nagu otseselt mina mäletan, mina käisin seal Tomil vaatamas väga hea meelega seda Piretit ja Mihklit. Ja. Oli siuke formaat nagu mees ja naine. Ja, neil oli duo show. Oli väga, väga lahe. Oli ja oli küll jah, Piret ja Mihkel tegid ja tegelikult Pireti ja Mihkli etendus arenes edasi, et lõpuks me hakkasime Kopli restoranis
tegema, tänapäeval enam pole Kopli restoran, tal on mingi teine nimi, aga ta on seal Odeoni kõrval, seal nurga peal on see söögikoht. Et seal oli nüüd ühes pooles tegid Mihkel ja Piret tegid oma duot, teises pooles esines sketši show Johnny Depressioon, millest võib-olla me räägime ka täitsa eraldi, sest et see on ka siuke väike huvitav siuke semikoolon koht Ruutu 10 ajaloos või komakoht või see oli nüüd tühik. Jah, küsin siukest asja, et kuidas, see oli see nagu algusaeg, jah, kuidas teie jaoks või ma ei tea, nagu, kui oli komejant, oli Majatiim komejant, mina olin teie juhendaja tollel ajal, et oleks huvitav kuulda, nagu milline teie nagu see kogemus selles Majatiimi õppes oli või kuidas see programm teile tundus, jah, kuidas asi nagu oli, ma ei tea, Märt noogutab kõvasti, et ta vist on, mõtted hüppavad kohe keelele. Ma mõtlengi, et meil oli alguses selle komejant, kus meil oli 11 inimest või 12 või palju meid oli, siis meil jagunes 8 ja me tegime vist Haraldit esimene pool Raunoga ja teine pool tegime siis seda Viirdassi Toivoga, vist oli nii. Et esimene poolaasta oli minuga, teine poolaasta oli Toivoga. Ja kas komejant oli 2 aastat järjest või? Komejandis oli minu arust Raunoga terve aasta ja siis, kui me olime Majatiim 6, siis oli pooleks. Nii oli, jah? Jah, minust oli võib-olla küll nii. Siis oli, et pool oli Rauno ja pool oli Toivo aasta. Minu arust, aga jällegi ma ei ole kindel. Aga ma tean, et Toivoga me tegime vähemalt selles komejandis mingit seda When Harry Met Sallit. No see ongi weird. Siis ta oli võib-olla seal lõpupoole, teine pool veerand või midagi siukest. Me tegime küll, mul on meeles, Ja ma mäletangi, see sügise hooaeg, sügises kõik oligi Harald kuni siis detsembrini ja jaanuarist minu meelest või veebruarist, ma ei mäleta, oli siis Toivoga edasi või kuskil igatahes kevadel me tegime Toivoga seda õpingut. Minu jaoks ja sealt edasi siis me läksime nüüd Majatiimi, kus oli siis 4 inimest ja sealt siis me tegime alguses hakkasime vist uuesti Haraldiga ja sealt meil formuleerus see mingiteks muudeks asjadeks. Ja me tegime mingi struktuur vist oli ikka Harold, aga avamine oli see pildi maalimine vist. Ja me leppisime mingid reeglid kokku, mida me tahtsime teha oma formaadis. Mingist hetkest Toivo murdis enda jala või ei murdnud, väänas välja, siis ta sai ka juhendaja, sest ta osaleda väga ei saanud. Ja, oli küll, jah. Seda oli küll. Ja, aga mulle väga meeldisid need algus ka, sest minu jaoks oli kõik uus ja kõik info, mis ma sain, minu jaoks oli nagu, kühveldasin endal või kraapisin enda poole, et kõike neid formaate ja tarkust edasi ja selliseid spontaanseid, kuigi seal ei olnud võib-olla mingi ülimalt otsast lõpuni kõik struktuur välja mõeldud, aga sellegi poolest ma ei, nagu tagasiulatavalt ma ei nagu ei kahetse või ma ei ole nagu, et mind oleks võinud keegi paremini õpetada, et ma olen väga tänulik, mis ma sealt sain siiamaani. Ja ma mäletan ka, et see nagu need proovid muutusid päris palju, sest et kui sul on 12 inimest proovis, kes kõik õpivad, siis oli nagu need proovid olid, seal oli teistsugune energia, rohkem inimesi oli lihtsalt. Ma ütlen ka seda, et seal ei olnud, selles komejandis ei olnud 12 õpilast, seal oli 13 õpilast, sest üks õppis juhendamist. Ahah, ja, muidugi Rauno oli ka juures, jah. Aga kui see langes nii-öelda 4 õpilasele ja siis 2 õpetajale, kes tegid meiega koos, siis muutusid, esiteks me hakkasime räppi õppima, mis oli minu jaoks täiega raske, kuna ei tundnud, isegi beatile ei saanud pihta, rääkimata riimimisest. Ja teine osa oli see, et nagu kui ma alles õpin, aga ma teen nagu Rauno ja Toivoga koos, siis tahtsin olla nagu hea ja see oli raske. Et siis ma mäletan, et see nagu, kui esimene aasta oli hullult lõbus, siis teine aasta oli ikkagi selline kohati päris nagu töökas, et ta oli pigem nagu selline raske, aga samas õpetas kiiremini. Ma mõtlen ka, et tegelikult seal mingi hetkel oli selline nagu läbipõlemise moment või kuidagi, et kui me tegime, mina Toivo ja teie 4, okei, kui võtan teie 4, siis Liis Tammjärv oli siis see 4, keda praegu meie siis rääkimas pole. Et jah, see oleks nagu väga, kuidas öelda,
nagu, kui esimene aasta te õppisid improt niimoodi, et davai, proovige, tehke, oli fun on ju. Siis teine aasta, kui te õppisid improt, oli selline, et nagu okei, nüüd me peame asjad õigesti tegema. Vaata, et nagu, noh, kuna me ise, kuna see õpetamise meetod tol hetkel, seal oli see, et nagu mina ja Toivo ka nagu õpime ja juhendame. Ja nüüd see nagu ise tegemine ja juhendamine samal ajal, et sa oled juhendaja ja kaasimproviseerija mõlemas rollis. See on nii keeruline, sest et sa ühest küljest saab analüüsid ennast ja teisi ja siis sa proovid olla hästi loominguline ja vaba, et need kaks asja nagu ei tööta omavahel väga hästi koos. Ja kuigi ma mõtlen nüüd selle, noh, eks me kõik saame läbi aja, saame kogu aeg paremaks, on ju, siis ma imestan, kuidas teist nii head improviseerijad on saanud, sest et kui ma mõtlen, et mina olen teid juhendanud ja kui ma mõtlen, kuidas ma teid kunagi juhendasin mingi, ma ei tea, kui hakkasime kunagi Heraldit õppima, ei, see polnud teiega, see oli järgmine grupp, kompanii, hakkasime Heraldit, teile õpetasin Heraldit, räägin teile, et see on hästi raske formaat, aga ärge muretsege, me teeme ära selle. Vaatasin, et ei tulnud välja. Järgmine tiim, kompanii. Õpilased, järgmine formaat on üks kergemaid formaate maailmas. Te teete vabalt selle ära. Ikka ei tulnud välja. Võib-olla asi polnudki selles, mida sa kõige esimese lausena ütled. Vaid mida sa ütled ka peale seda lauset. Ja, absoluutselt, jah. Aga mina mäletan seda, et hästi palju oli ka sükest enda mentaliteedis kinni see, et kui sa nagu imestad, et meist, eriti Märtist ja Kristjanist, eks ole, on saanud väga head improviseerijad. Et ma mäletan seda mentaliteeti, mis meil oli seal komendis just, et me nii tahtsime hästi teha. Ja minu arust see paistiski silma nendest, kes siis pärast sinna majatiimi jõudsid, eks ole. Ja mäletan ühte korda, kus mul oli mingit stseeni tegime siis, eks ole, mäletan Annaga tegime stseeni, teemaks oli midagi, kurval kombel oli teemaks midagi koera matmisega ja ma ei mäleta, mis tagasiside see oli, mis Rauno andis, aga see oli halb tagasiside ja ma elasin seda nii tugevalt läbi, et mul oli selline tunne, nagu ma olen koolis 2 saanud ja ma ei julge emale öelda, et ma sain 2. Ja ma läksin siit proovist ära, sain sõbrannaga kokku ja terve õhtu jaurasin selle ümber, et mis ma nüüd teen. Ja tuli võib-olla 1 klaasike veini rohkem, kui oleks pidanud tulema esmaspäeva õhtul, eks ole. Ja siis järgmine esmaspäeva jälle tuli ja proovisin paremini, mul oligi vaja jätta head muljet ja teha paremini. Ja oligi see mentaliteet just, et me tahtsime teha väga hästi ja me olime valmis hästi palju õppima ja majatiimis ka tõesti hästi palju panustama, mis tekitasidki need nii-öelda kuldsed nädalad siin improstuudios ja valmisoleku siis seda improstuudio põrandat pesta. Ma näen üldse, et see tõepoolest tähtis on see mentaliteet ja kuidas ja ma näen isegi, et ükskõik kuidas kedagi õpetatakse, mingi aeg tuleb selline kõigil see meltdown, kus nad tunnevad, et see sama, inimesed, kes tahavad midagi hästi teha, mingi väike perfektsionist on peidus sees, siis tahes tahtmata mingist hetkest impro ei ole ainult enam lõbus, vaid sa pead reaalselt vaeva nägema ja hakkama õppima ja sel hetkel, kui sa saad aru, et kõik ei ole päris, või kõik on kõik küll õige, aga samas kõik see õige asi, mis ma teen, ei tee see stseeni heaks, vaid osad need niinimetatud õiged asjad teevad stseeni üsna kakaks, et sellisel juhul tulebki ja samamoodi ka õpetaja ma näen, et on, kui mina mõtlen ka endalt tagasi, kui ma hakkasin juhendajaks, siis iga järgneva grupiga ma mõtlen eelmisele grupile, tunnen kaasa neile ja ma ei nagu mingi, te pidite saama nii halba õpetajat endal tunda, nagu te võiksite praegu tunda ja siis ma järgmine aasta olen jälle nagu mingi, vaesed need eelmise aasta õpilased ja et jah, ära tugevalt puid alla pane ja tegelikult nagu õnneks läbi selle teekonna pole olnud, nagu jah, ikkagi on olnud pigem edukas see asi. Ja pluss veel see on ka, et meie jaoks oli ainuke, või me ei osanud paremat tahta ka, sest see oli see, nagu me ei teadnud mingeid muid võimalusi. Ja. Mul oli ka sarnane kogemus mis Enelil, sest et ma tegin ka Annaga stseeni. Äkki
ja siis, aga see oli ühel etendusel ja siis me tegime Annaga tseeni ja siis ma mäletan, et Rauno, see oli meie esimene etendus ja siis Rauno istus lava ees ja kirjutas märkmeid. Kirjutas iga tseeni kohta märkmeid ja siis järgmine proov ta jagas oma märkmeid ja ta ütles meile, et see oli väga hea stseen, et me tegime ainult one-linereid, et see ei, jah, et nagu muidu oli kõik hästi, aga me ei teinud improt, et see. Ma tegelikult mäletan seda asja, et nagu ikkagi tegite improt selles mõttes, lihtsalt, et mis seal puudus nagu see stseen või teie suhe või lihtsalt oli kaks inimest, et see naljakaid asju korda mööda. Nii et jah, ma tean, kui ma praegu peaks juhendama mingit õpilast, kes nagu nii teeb, siis ma juhendaks nagu, et hei, et noh, kui ta tahab seda teha, siis las ta teeb seda tegelikult. Aga ma mäletan küll seda, kui ma seda ütlesin, et lihtsalt mingi kaks inimest seisid kõrvuti laval ja ütlesid naljakaid lauseid. No aga ta oligi võib-olla natuke sellises stand-up stiilis. Ma arvan, et see tuli võib-olla ka sellest, et me tahtsime etendusel hullult hästi teha. Nagu meil on nagu hästi naljakas stseen. Aga me nagu, siis ei hakanud improt tegema, sest et impro meil ei tulnud nii hästi välja, et see naljakas oleks. Me oskasime naljakaid lauseid öelda. Et päris hea on see, et need meie esimesed etendused vist on ka videos kuskil. Ja nüüd ma pole tükk aega neid sattunud vaatama, aga mingisugust mõned aastad tagasi, kui juba olid mõned aastad möödas, siis sai tagasi vaadata ja oli ka, sai naerdud selle üle, et mida sa siis tegid ja mida sa nüüd teed ja kus see areng nagu on toiminud, et kui sa hetkes ise nagu võib-olla ei panegi tähele seda, et sa arened ja hakkad aina paremini tegema asju, siis alati on hea vaadata tagasi ühte vana etendust esimeste hulgast, kus siis saad nagu parema pildi. Jah, teil on sellest ajast esimese etenduste omad olemas. Ma arvan, et see ongi Anna käes on tegelikult need salvestused, kuna tema poissõber käis filmimas. Need on vist YouTube'i lingina isegi kuskil. Okay. Mul oli vist bookmarkides, pean üles otsima. Kui sa leiad üles, siis ma võiks panna meie kuulajatele selle viite, et saaks vaadata. Sest et rääkides viidetest, siis Kristjan, sinu oma ma kahjuks ei leidnud, aga Märt ja Enel, teie motivatsioonikirjad on mul praegu läpakas lahti. Et see oleks võib-olla huvitav nagu ajalooline dokument, mida lasta inimestel lugeda, et mida Märt kirjutas, et saada majatiimi. Tahad võib-olla isegi lugeda seda? Huvitav oleks lugeda küll, jah. Ma lugesin läbi, üsna asjalik oli. Eneli oma veel ei jõudnud lugeda. Mina mäletan, et Toivo ütles minu motivatsiooni kirja kohta, et tema hakkas nutma. Mina ei tea, mis mina sinna kirjutasin ja ma ei ole üldse kindel ka, kas ta tõttult rääkis, vaevalt küll. Aga ta ütles, et oli väga ilus motivatsioonikiri oli. Et mis seal kõik kirjas, ma mäletan seda viimast lauset ainult nagu Märt kommenteeris, et viimases lauses sai kirjutatud kellega sa tahaksid majatiimist, keda teist tahaks majatiimist näha. Ja see viimane lause, nagu Märt ütles, oli meil kõigil sama arvatavasti. No ei olnud. No täiesti, ma arvan, ei olnud. Mul oli kaks inimest, kes ma panin sinna istuvat siin ja üks inimene siis oli vist teine. Et mul oli vist Enel, Kristjan ja Erki. Inimesed. Jah. Miks me palusime teil ise kirjutada, kellega te tahate nagu jätkata, oli nagu selline nii-öelda, me teadsime, et meil pole mõtet teha niimoodi, me võtame 4 tükki ja siis nendel 4 oma vahel pole mitte mingit keemiat või nad ei taha koostööd teha. Sest et mida me märkasin, mäletan, Kome ja Andi ajal oli mingisugune opositsioon tekkis teil seal sees. Tundmuslikult. Et siis me vaatasime, et nagu, et kuna Enel-Liis, Märt ja Kristjan, teie 4 olite mingi lauamänguklubi sisuliselt, et te veetsite väga palju muul ajal ka koos aega, et selles mõttes nagu mõtlesime, et me, selles mõttes võib-olla see on nõme, et me laseme mingi moodustage liidud ja valige 11, eks ole, aga see oli lihtsalt see, et nagu siiralt, kellega sa tahad ise koos jätkata seda teed. Ja nüüd, kui sa oled inimene, keda kõik tahavad, kui kõik kirjutavad Märti, siis Märt igal juhul mis iganes kombinatsiooniga läheb edasi, et tegelikult lõppkokkuvõttes see jäi väga palju, see oli selline isiksuse test või selline karakteri proovile panek, et kuidas sul see läbisaamine on nagu nende grupikaaslastega ja kui keegi sind ei taha oma grupikaaslaseks, siis kas mina ja Toivo tahame teda oma grupikaaslaseks, on nagu selline küsimus. Küsimus, laia ringi küsimus.
et kuidas teie jaoks Ruutu 10 nüüd läbi aja kuni tänase päevani on nagu arenenud või liikunud hetkest, kui teie liitusite? Kuidas te kirjeldaksite seda? Siuke mõnus Ameerika mägi oleks ühe sõnaline kirjeldus. Mõnus Ameerika mägi? Ja mis siiamaani tegelikult väga tihti meil struktuurid muutuvad meil, et nagu ta ei ole nagu nii ebastabiilne võib-olla kui kunagi, aga see on ikkagi selline et läheb üles ja alla ja mitte ainult nagu Ruutu 10 endast sõltuvalt ka, sest praegu nüüd viimased aastad olid meist sõltumatud siis välised faktorid, mis muidugi ka viis Ruutu 10 siukest ma ei tea, kuidas öelda, arengut veits nagu allapoole, et kui me võtame koroona aja, et meie etenduste arvud ja inimeste ja kommuuni arv ja kõik see, mis ei ole nagu tegelikult Ruutu 10 niivõrd sõltuv, et ma ei saa öelda, et see on Ruutu 10 süü, et sellepärast ka on see siuke mõnus rollercoaster. Jah, ma mäletan, et mingit Rauno lauset, kui ta ütles, et jah, et see oli juba mõned aastad tagasi ja siis meil ka muutusid vist mingi poole aasta tagant tuli uus etendus või midagi sellist ja siis ta ütles, et tead, ära muretse, meil kunagi oli iga kuu erinev etendus, me tegime täiesti uue show iga kuu, et see nagu aasta või poole aasta tagant ei ole nagu mingi number sellega võrreldes. Ja nüüd me teeme nagu vähemalt 2 aastat järjest mingi samasugust mängukava või üritame mingi struktuuri. Et ja seda küll, see, jah, ma ei tea, sorry, lõikas sõitsin sisse, Kristjan, tahad jätkata? Jah, et see on nagu minu meelest üldises mõttes ikkagi on nagu Ruutu 10 areng olnud nagu kasvavas joones, et on olnud jah, sellised mingid madalamad hetked, aga kui ma mõtlen selle peale, kui ma liitusin ja nagu praeguse punkti peale, siis neil on ikkagi nagu selline kõva kõrguse vahe, et on liikunud väga nagu kasvavas ja positiivses suunas ja et nagu nendes kui ma mõtlen avatud improtundide peale kas või siis nagu õpilaste kasv ja erinevate inimeste läbikäimine impro töötubadest ja moodulitest on nagu suur, et meil on, et kunagi oli see, et ma liitusin ja siis aasta jooksul ma teadsin peaaegu kõiki inimesi, kes käisid avatud improtundides ja nagu selles komejandi tiimis, et ma sain kõigiga nagu nii-öelda sina sõber olla. Siis praegu on neid inimesi nii palju, et nagu ma võib-olla tean enamusi nägupidi, aga nagu mitte rohkemat. Jah, minu arust ka on väga äge olnud see areng, eriti tänuväärt või eriti äge on kõik see moodulõppesüsteem, et need on käiku läinud ja nad jätkuvalt on meil esimest moodulit, kellega alustada ja need numbrid, kes siis on ka käinud läbi juba, eks ole, et esimese mooduli lõpetajaid on juba üle 100 arvatavasti või? Võin üle vaatama, aga ta läheneb küll sinna, jah, et tegelikult päris suur arv. Et see on ikka väga äge summa või number tähendab, et kes on juba esimese mooduli läbinud, et need põhiasjad ja kogu süsteemi on vist läbinud 2 gruppi, eks ole, 4 moodulit. Jah, 2 gruppi ja see on ka see, et aga see vist muutus vaja. Ja, et nad läbisid erineva, nagu 4. moodul oli mõlemal puhul erinev. Isegi 3. oli vist erinev, et seal oli lihtsalt, jah, et me muutsime seda, mida me tahame õpetada seal. Aga selle mõttes, et ma ütlen kirjalt moodulite kohta ja kogu selle impro kohta, nagu nii mingi määral ta on kogu aeg areneb edasi, et me natuke muudame, sest et asi on selles, et kui sa õpid midagi uut ja teha paremini, siis sa oled nagu, teeme siis, muudame veidikene, ärme pane neid purke Prisma leti ühte moodi. Ja muidugi see ka, et meil endal on nagu võimalus olnud, et areneda ka juhendajateks ja ka nii-öelda formaadiloojateks ja mooduli juhendajateks ja oma nii-öelda niši nii-öelda edasi anda, et see nagu on nagu meie seisukohalt, eks ole, et me kõik oleme leidnud Märdi ja Kristjaniga arvatavasti midagi, mis nagu impros, kui esimesel aastal sa arvasid, et see nüüd siin ongi impro, mis ma teen siin iga esmaspäev,
nüüd 6-7 aastat edasi, siis sa avastad, et improl on nii palju erinevaid tahkesi ja oled leidnud selle oma niši ja hakanud seda nii-öelda arendama ja ka minul on õnnestunud siin stuudios ju nii-öelda edasi õpetada neid asju, mis mulle meeldivad kõige rohkem impros. Et see on lahe, et on võimalusi antud ja et me oleme ruttu kümme nii-öelda kasvanud ilusti. ei oska kirjeldada seda, et see areng on olnud äge ja just see nii-öelda see õppimis nii-öelda süsteem. See on äge. Ma küsin, märtas midagi lisada, et ma küsin sükest asja ka, et kuidas teile nagu tundub praegu, kui praegu keegi ühineb selle Ruutu 10-ga või selle Eesti impromaastikuga, et millised on nüüd nende sellised eelised, aga millised on nende sellised nagu raskused teie arvates? Minu arvates on, eelis on kindlasti see, et sa saad valida erinevate asjade seast, millega sa liitud. Sa saad võtta endale, aga esimene asi on ilmselt nagu moodulõpe, mis on väga selline struktureeritud ja nagu tore asi. Tore asi, mis kestab nagu 8 nädalat ja sa saad mingi osa sellest improst selgeks või nagu mingi nii-öelda tiitli endale, et sa oled, ma olen lõpetanud esimese mooduli. See on väga konkreetne auaste. Aga võib-olla selline negatiivne külg või millest mul on natuke kahju, on see, et õppimine on suures osas praktiseerimine. Ja kui meil kestsid proovid nagu terve aasta, siis ma tundsin, et me saime lihtsalt rohkem praktiseerida ja rohkem teha seda. Et ma tean, et kunagi oli mingi jutt, et nagu pole mõtet võtta tiimi terveks aastaks, sest et see on suur pühendumus käia terve aasta. Aga mul on hea meel, et mina sain teha seda võimalust ja käia terve aasta ja käia isegi mitu aastat. Et sa käid iga nädal ja teed midagi, see annab nagu selle kinnistuse. Et isegi kui sa ei saa, iga nädal sa ei peagi saama mingit uut informatsiooni, aga sa pead saama uuesti võimaluse teha läbi seda, mida sa õppisid eelmisel nädalal või eelmisel kuul, et saada paremaks. Jah, ma nõustun Kristjaniga, et sarnased punktid, et see algus, ma tunnen, on eriti sujuv, et sa tead, et sa lähed esimesed 4 moodulit sind ootab ees, et need võiks läbi teha, seal vahepeal mul on võimalus hüpata kuskile grupitreeningutesse. Hetkel see osa on ka, et kes kus palju teeb, et see on ka vastavalt kuidas kunagi, et siin meil ei ole nüüd sükest kindlat struktuuri, et mis grupitreeningud alati kindlasti on olemas ja kuhu juurde võetakse või kuidas kuhu kasvab või nii edasi. Pärast seda 4. nädalat võib-olla, või 4. moodulit, mitte nädalat, vabandust, siis on võib-olla selline jällegi küsimärgiga, kuidas inimene kuhu pääseb ja kas pääseb ja mis nüüd siis edasi, et see osa on. Ja ma nõustun ka selle moodul versus aastaringi, et seal ongi mõlemal on omad kasud, et kui moodul on selline väga struktureeritud, sa tead, millal see hakkab, millal lõpeb, ta lõpeb esinemisega, siis aasta läbi on tõepoolest, et sa oled selle ühe pundiga kindlasti, üsna tõenäoliselt lõpuni välja, kui just keegi ära ei kuku lõpuni välja ja tõesti selline praktika hea. Jah, vaatame, mis Enel ja Mattias oma ühisloominguga meile välja toovad. Meie olen sama meelt, et aastase lõppel on tõesti omad nii-öelda eelised, et eriti just see, et sa oled selle sama meeskonnaga terve aasta. Et 8 nädalaga ei pruugi tekkida sellist usaldust ja sellist ühel lehel olemist kokku mängides. Et see on nagu üks aspekt. Teine on see, et kui sa nüüd tuled improst, eks ole, et sul on see esimene moodul, eks ole, kus sa lähed. Et see on nagu hea suunis. Aga nüüd sealt edasi, eks ole, et ma tean, et meie moodulite eesmärk on ka tutvustada nii-öelda kõiki aspekte, mis impros on, eks ole. Et võib-olla mõni ei teagi, kust nagu alustada, et mis impro talle meeldib. Kas talle meeldib lühiformaadi impro, kas talle meeldib pikk formaat, eks ole.
kas ta tahab karakteritesse mängida, kas ta tahab hetkes mängida, kas ta tahab, no ükskõik, mis ta tahab, eks ole. Et see on nagu hea, et ta saab selle nii-öelda moodulitest selle nii-öelda paleti nii-öelda kätte ja vali siis, millisega sa värvid, eks ole. Et see nagu on kihvt, et kui sa tuled ja sa ei teagi midagi oodata, et sulle nagu see ette antakse. Aga jällegi omad eelised on sellele, et sul võib olla 4 mooduli käigus see meeskond kogu aeg vahetub, eks ole, et see on ka jälle õppepunkt ju. Et liiga mugavaks ka ei saa minna kõigiga, et peab oskama kõigiga mängida võib-olla. Et enda improskillis on see ju ainult hea. Ma ütlen selle moodulite puhul on see, et meie unistuste ideaalne situatsioon on see, et 1. september või septembris alustab siis esimene moodul ja maikuus nad lõpetavad 4. mooduli. Et tegelikult see aastane õpe on seal võimalik, milles ongi raskus on see, et nagu ei ole piisavalt palju inimesi, kes teevad selle pühendumuse, et teha see nagu 1 aastaga läbi, vaid et kõigil on mingid muud asjad tulevad ette. Et tegelikult et see on kokku 8 kuud, mis mahub üli ilusasti hooaja sisse ära. Et jah, aga mis tekitab sellise huvitava efekti, et ütleme, kui sul on aastane õpe ja siis keegi ei saa 1 nädal tulla, et siis ta saab ikkagi aastase õppe ära teha. Aga nüüd, kui sul on 8 nädalat ja keegi ei saa 1 või 2 nädalat tulla, siis ta pigem ütleb, et ta ei taha maksta seda raha, et ta nagu tal pole mõtet praegu teha seda. Ja, tegelikult see on hea point. Jah, see on asi, mida nagu vaadata küll, see võib olla selle moodulõppe nagu nõrkus iseenesest, sest me tahaks, et inimesed jõuaksid kaugemale, et nad saaks rohkem seda neid teadmisi, kuidas improviseerida või mis võimalused impromaailmas on. Jah, see võtab natuke see pühendumist ka, et kui ma tean, et ma lähen aastasesse programmi, siis ma teen kõik võimalikku, et mul see edasi oleks ka vaba, kui ma võtan siis järjest 8-nädalaseid programme, siis kui tuleb mulle mingi muu pakkumine, mul on lihtne hüpata kiirelt mujale pakkumisse ka, sest ma tean, et ma võin jätkata mingi muu aeg, kui jälle tuleb teine moodul. Aga see ongi, siin on nagu nüüd plussid ja miinused, see on nagu nii niisugune teooriaid nii palju, mida mõelda. Mingil määral võiks olla selline nagu konservatoorium, kus me võtame, kus see aastasse õppesse me võtame ikkagi selle katsete alusel, et need on nagu raske, nagu on ikka valim ja tegelikult küll, miks mitte. Kuulge, aga ma tänan teid, et te aitasite selle ajaperioodi kohta natukene neid mõtteid päevavalgele tuua ja paljastada meie kuulajatele, mis toimus kardina taga. Tegelikult me ei rääkinud, mis toimus alati, mis toimub kardina taga on see, et Ando on seal. Jah, see alati. Lihtsalt, kui sa lähed prooviruumi ja Ando peaks ka seal olema, aga sa ei näe teda, siis ta on kardina taga. Suur tõenäosus on. On küll, jah. Ja kardina tagant tuleb tossu alati. Jah, see on viimase aja nähe. Ja siis on tavaliselt see Ando on puldis. Et jah, et ma tahan tänada teid, et te viitsisite tulla. Ma võib-olla annaks ringi peale kõigile selleks võimalus öelda mingi lõpusõna või mingi mõte tänase ja siis ma võtan saatejuhi selle rollist kinni ja võtan kõige viimasema mõtte. Alustame Kristjanist. No mina loomulikult tänan kõiki kuulajaid ja ütlen, et see oli tore, et te meiega olite ja hakkamegi siinkohal saadet kokku tõmbama. Nii et okei, aga lisaks siis nendele saatejuhi lõpusõnadele ma mõtlen, et see oli huvitav aeg. Mul on hea meel, et mul on need kogemused, mis mul on sellest ajast, sest et enam keegi neid ei saa kunagi. Ja see oli lahe ka mitte ainult ka nagu see esimene aasta ja teine aasta, vaid ka 3. aasta, kui me sulandasime need grupid kokku ja tuli ka aasta põhine õpe koos 2 uue grupiga. Või 2 gruppi koos. Aga väga lahe. Aitäh. Aitäh. Märt. Ja mina tänan siis neid kuulajaid, kes ikka veel kuulavad. Et aitäh teile. Ja ma samuti olen väga tänulik selle ajale, mis on kõik olnud ja ei vahetaks ka ühegi teise versiooni vastu seda aega. Ja
aitäh. Enel, saad sa praegu rääkida? Ma tänan ka kõiki, kes veel kuulavad, kes ei ole kinni pannud seda meie jauramist. Ja mis ma ikka ütlen, et kui sa nüüd kuulad ja sa ei ole veel impros või sa ei ole veel Ruutu 10, siis tule. Nice. Siin on lahe, nagu sa ennem kuulsid ka, siis, et üks moment, et see on üks hea kogemus, mõnusad mälestused, head sõbrad ja elu muutev nii-öelda periood. Jah, aitäh. Ka Mattias suutis veel midagi öelda sinna mikrofoni. Pärast beebifännidele paneme Mattiase helid ka kuskile üles. Jah, ma mõtlen omalt poolt sükest asja, et jah, mul oli ülihead lõpusõnad. Aitäh, et kuulasite. Mul on hea meel, et te olete, kes te olete ja te tulite, kui te tulite. Ja kuulmiseni järgmises episoodis.